Tere taas, vutisõbrad! On 17 juuni ning eile peeti mitmeid põnevaid rahvuskoondiste mänge, kus juhtus nii mõnigi üllatus. Kõige põnevama tulemuse saavutas ilmselt meie põhjanaaber Soome, kes on koondisega viimastel aastatel head minekut näidanud. Täna astuvad lahingusse kusjuures ka meie sinisärgid, kui vastakuti lähme EM-kvalifikatsioonimängus Aserbaidžaaniga. Millist tulemust te meie poistele sellest mängust ennustate? Andke aga julgelt kommentaariumis teada. Aga mis me ikka siin intros pikalt jaurame, vaatame pigem kohe, kes millega siis hakkama sai. Muidugi enne kui edasi liigume, siis ära unustaga uute osadega kursis olemiseks meie kanalile subscribe visata. Soome jalgpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste valiksarja 3. kohtumises Sloveenia 2-0 ning tõusis sellega ühtlasi oma alagrupi liidriks. Soome krabas endale juba valiksarja teise võidu, mis tõstab nad 6 punktiga H-alagrupi liidriks. Sama palju punkte on ka Sloveenial, kes seisab omavahelise mängu kaotuse tõttu teisel tabelireal. L'Equipe ning mitmed teised meediaväljaanded kirjutavad täna, et pärast dramaatilist kannapööret ei saagi Julian Nagelsmannist uut PSG peatreenerit. Meediaväljaande teatel ei jõudnud osapooled vaatamata mitu nädalat kestnud läbirääkimisi kokkuleppele. Kes võiks teie arvates juhtohjad PSG-s üle võtta? Jätke oma arvamus kommentaariumisse. Eesti noormeeste jalgpalli U19 koondis alistas reedel Balti turniiri raames Läti eakaaslased tulemusega 6-2. Eesti alustas turniiri neljapäeval, kui pidi Soome koondise 2-1 paremust tunnistama. U19 koondis peab enda viimase mängu turniiril pühapäeval Leedu vastu. Eile õhtul mängiti jalgpalli EM-valiksarjas 12 kohtumist. Üks suurimatest maiuspaladest rullus lahti Põhja-Makedoonias, kus Ukraina 2-väravalise kaotusseisu võiduks vormistas. Põhja-Makedoonia võitis kohtumise avapoolaja, kui jala said valgeks Enis Pardi ja Elif Elmas. Ukraina mäng oli aga ülimalt mannetu, mida ilmestas suurepäraselt 45 minuti jooksul tehtud 2 pealelööki. Teisel poolajal ukrainlased aga ärkasid. Esmalt lõi 61. minutil ühe värava tagasi Ilja Sabarnõi, mõni minut hiljem sündis juba kohtumise viigivärav, kui Mikhailo Mudrik virutas nahkera tugeva löögiga Põhja-Makedoonia esikinda selja taha. Järjekordne tagasilöök tabas kodumeeskonda 72. minutil, mil teise kollase kaardi järel saadeti riietusruumi Visar Musliu. Ukraina sai sellest aga veelgi indu juurde ning 10 minutit hiljem lõi Viktor Tšigankov viimase naela põhja-makedoonlaste kirstu, tuues meeskonnale väärt võidu. AS Rooma keskkaitse Chris Smalling pikendas klubiga lepingut. Uus leping lõpeb 2025. aasta suvel, vahendab BBC. 33-aastane inglane liitus Roomaga 2019. aastal üheaastase laenulepingu alusel Manchester Unitedist. Järgmisel aastal oli ta juba täieõiguslik Rooma jalgpallur. Tema esialgne leping kestis kuni selle aasta juulikuuni. Vaatamata tulusamatele pakkumistele mujalt, paistab, et Romelu Lukaku on võtnud sihikuks ainult Inter Milani naasmise. Telegraafi teatel on belglane magusa pakkumise Saudi Araabias tagasi lükanud. Inter tegi Lukaku eest uue laenupakkumise, kuid Chelsea lükkas selle tagasi, sest soovib mehest lõplikult vabaneda. The Athletic kirjutab täna, et Chelsea on isiklikes tingimustes kokkuleppele jõudnud Villareali ründaja Nicholas Jacksoniga. 21-aastane mängumees, kelle lepingus on 35 miljoni euro suurune vabastusklausel, sooviks ka väidetavalt ise just Chelsea's karjääri jätkata. Chelsea kavatseb La Liga klubiga läbirääkimisi jätkata, et Senegali koondislane suvel Stamford Bridge'ile tuua. Mauricio Pochettino olla Caicedo suur fänn, kuid klubi kavatseb mehe ülemineku tasu osas käituda distsiplineeritult. Samuti uuritakse siiski ka erinevaid alternatiive, juhuks kui läbirääkimised peaksid ebaõnnestuma. The Athleticu kohaselt on Manchester City kaitsemängija Kyle Walker otsimas uut väljakutset Saksamaalt. 33-aastane mängumees ei olevat oma mänguajaga 2022-2023 hooajal rahul ning kuigi ta suutis oma koha algrivistuses viimase 13 mänguga City eest tagasi võidelda, siis meistrite liiga finaalis jäeti ta siiski pingile ning ta sai mängida vaid mõned minutid hilise vahetusmängijana.
klubid pole veel üleminekutasus kokku leppinud, kuid eeldatakse, et selle koha pealt probleemi ilmselt ei teki. Uudisteportaal Amnesty International annab teada, et Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman kavatseb hukata koduriigis 7 noormeest, keda süüdistatakse terrorismiga seotud tegevustes. Kõik mehed olid alla 18-aastased hetkel, kui neile väidetavates kuritegudes süüdistus esitati. Üks neist isegi vaid 12-aastane. Meestele on keelatud igasugune juriidiline abi ning väidetavalt sunniti nad oma teod üles tunnistama pärast mitut piinamisseanssi. Jalgpallifännid internetis kutsuvad nüüd Newcastle'i toetajaid üles tõstma häält nende omaniku barbaarse režiimi vastu. Inglise transpordifirma Cazoo katkestas oma sponsorlepingu Valenciaga pärast Vinicius Juniori pihta suunatud rassistlikku rünnakut klubi fännide poolt. Sõltumata juba sõlmitud 2-aastasest lepingust lõpetas Cazoo koostöö Valenciaga pärast 1 hooaega, viidates Valencia fännide ebasobivale käitumisele. Cazoo leping Valenciaga oleks neile 2 aasta peale sisse toonud 8 miljonit eurot. The Telegraph vahendab, et Chelsea on tagasi lükanud Arsenali avapakkumise Kai Havertzi eest. Uudisõigus ei täpsustata täpselt, kui palju Arsenal mängija eest pakkus, kuid see paistab kinnitavat, et ka mängija ise soovib klubist edasi liikuda. Varasemad teated viitavad, et Chelsea soovib Havertzi eest teenida umbes 80 miljonit eurot. Ja just selline meie tänane osa saigi. Suur aitäh, et vaatasite ning muidugi smashige seda subscribe nuppu, kui teile meeldis see, mida täna siin nägite. Kohtume taas homme, et võtta ette juba uued põnevad jalkauudised.